No hei, esmaspäev ja siin Saku veole lisaks veel ka raudteele veame kasju ja sai siis Kärknast toodud äärekive. Et võtab tõstukiga need maha ja siis veab Saku kauba ka veel ära ja siis on jälle esmaspäev tehtud, et no ladu ka veel õhtul, aga noh, see on ekstra. Teisipäev, tšau ja puksiir läheb siis renti, nii et loputame üle ja tangime ära ja siis anname kliendile puksiiri üle. No just sai tehtud ära see mini kolimine. Selline veel nips asjakesed, et sellised veod mulle meeldivad, sest noh, väga kolimisteenust tegelikult ei paku ja kuna see on selline minu jaoks suht tüütu. Saab tehtud selles mõttes, et võib ikkagi küsida, aga tundub, et elu on selline, et kui sa ise sellest väga huvitatud ei ole, siis ei tule ka väga neid nagu küsimisi ja seda teised firmad, kes teevad seda paremini ja kvaliteetsemalt, aga sellise nipsasjakesi vedada võib ikka ja aga ei jah, lähme nüüd teeme väikse kasvuhoone, mitte nagu otsa, aga lihtsalt ühes kohas teise vaja natuke seal kasvuhoonel asju liigutada, et ka suht tegin siis nimesildi endale kiiruga testiks lihtsalt sealt ProPlastist võtsin siis seda peaaegu hakkab päev läbi saama, sai veel siin selle kasvuhoone värgiga mässatud ja sõidetud igal juhul, sai veel lõunakas käidud, täna on veel trennis käidud, täna on väga kiire päev olnud teisipäeva kohta, tavaliselt teisipäev on suht selline lihtne. Igal juhul olen kodus, hakkan kohe süüa tegema ja ennem seda tahaks öelda siis seda, et tegin ära selle. Nüüd ma võtsin endale, ostsin veel seljakoti, kuna kogu aeg on nii palju asju ja siin seljakoti sees on. Mis siit siis tuleb? Üks telefonihodik sai kaubikusse pandud, töötas päris hästi. See universaalne klõkats läheb puksiiri, kuna seal on ka puudu. Ja mis siit veel tuleb? Mälukaart 32 gigabaiti, sellest on piisav. Mis siin on? Ümbris, mingi ümbris, jah. Okei. Mis siin veel on? GoPro 10! Lõpuks tuli siis mingi väike soodukas ja ma mõtlesin, no fuck it, teeme ära. Muidu see mikrofon seisab seal niisama ja nii ongi, et ma sain nüüd siis selle GoPro 10 ära ostetud ja tuleb siin veel settinguid asju teha ja värki-särki mässata ja saab selle videokvaliteedi paremaks, ta peaks ka minema sujuvamaks ja heli peaks minema ka kordades paremaks. Loomulikult peab arvestama nüüd seda, et juhul kui mul see mikrofon jääb maha või aku saab tühjaks, siis heli hakkab selles mõttes natuke nagu mängima, aga ostetud on, tehtud on, nii et ja pluss üks asi on veel vaja postiautomaadist ära võtta, aga seda näete nädalavahetusel. Jah, see tuleb alles laupäeval. Igal juhul jaa, ühte inimest ma tean, kes lubas mulle, ma ei hakka ta nime igaks juhuks ütlema, aga lubas mulle, et kui sa ostad GoPro 10, siis ma hakkan su ultrafänniks, nii et jään ootama. Ja teised ka, kes ei ole veel liitunud, siis see on kõige lihtsam viis
toetada mind ja mu tegemisi, sest ütleme nii, et ega see varustus odav ei ole ja see varustus ikkagi suures pildis sai ostetud, et teil oleks parem vaadata. See GoPro, kuna GoPro on nii loll, et tal ei ole audiotšäki, see ümbris juba 90 €. See oli 470 või? Pluss veel see mikrofon 2 sotti. Pluss veel see 30 € mälukaart. Põhimõtteliselt 8 sotti selle nimel, et teile teha kvaliteetsemaid videosid. Seega ma tungivalt palun, et kui vähegi on võimalusi, siis liituda selle superfänni või ultrafänni paketiga, sest see on kõvasti abiks, sest nagu te näete, siis mina üritan panustada, et teile teha paremaid videosid ja endiselt kehtib ka see loos. Mul on need asjad siin, ma ei tea, kas Mari lubab näidata, aga siin riiulis need on. Jõukakott veits laiutab, aga nad seal on. Ja ma saan aru, aga mul oli tegelikult veel asju sinna juurde mõelda. Ma vaatan, kas siin on see, mis ma mõtlesin. Ja, sealt jäi välja, ehk siis loosi lisandub veel Raimar transporditass. Ja see on nüüd suht exclusive, sest minu arust oli seal üks ainult veel. Ja neid tasse rohkem juurde ei tule, isegi mul ei ole. Need on saanud ainult meie koostööpartneritele või inimestele, kes on olnud mingil määral siis olnud meie ettevõttes roll, kas siis osadele töölistele sai. Jah, et suht exclusive tass on siis Raimar transpordi oma. See läheb sinna loosi juurde. Ja lisaks sellele ma panen veel sinna loosi juurde. Ma pean vaatama, millise ma panen, aga ma panen 2 tükki. Ma ei propageeri suitsetamist. See on kõige õudsem asi, mida inimene saab teha. Räägib mitte suitsetaja selles mõttes, et alati see, kes ei tee, tal on lihtne rääkida, aga ma ei propageeri suitsetamist, aga juhul, kui te seda ikkagi teete, või siis ka ei pea tegema, võib ju niisama see olla, aga mul on siis kunagi ühest hallist ajast, Austraalia ajast, kui ma tagasi tulin selleks ajaks, ma sain need tellitud endale ja on siis sellised elektrilised taaslaetavad tulemasinad. Nendega saab küünlaid põlema panna, suitsu, mida iganes. Ja 2 sellist panen siis ka veel sinna juurde. Peaks juba päris suur loosipakk olema. Et olge hea, võtke osa, liituge ja toetage mind, et ma saaksin teha teile ägedaid videosid, just need teemad, kuhugi välja minna, midagi teha, mis on võib-olla selline rahaline asi. Ja nagu te nägite, siis peaaegu 8 sotti läks sellele, et see videode kvaliteet tõuseks. Nii et jah, aga see on rangelt soovituslik, kui ei taha, ei pea, aga lihtsalt mõtlesin, et räägin sellest natukene pikemalt. Täna räägin sellest või nii-öelda korraks rääkisin, rohkem ei räägi, loosi veel tuletan meelde, kuni aprilli lõpuni oli siis see ja suured tänud, kes on liitunud ja kes veel liituvad, sellest on, ma ütlen veel kord, väga palju abi ja motivatsiooni ka kindlasti. Nii et jätame siis hüvasti selle GoPro 5-ga, jääb ta siis filmima nii-öelda välitingimustes, kui läheb auto külge või midagi ja tema töö võtab siis üle 5 generatsiooni, kuigi ma ei tea, et oleks GoPro 6, 7 vist mäletan. GoPro 6 ka võib-olla oli 7, mäletan. 8 oli okei, 8 on veel 5-ga, suht sarnane disain. 9 on juba uue disainiga, aga seal see protsessor
läägis vist. Et ta ei olnud nagu nii hea ja 10 siis on update ja super smooth ja nii edasi, et vaatame, kui palju paremaks need video kvaliteedid lähevad, ehk siis homsest. Jah, et kui homme midagi toimub, siis kolmapäevasest videost alates peaks siis kvaliteet muutuma. Nii et täname GoPro 5 tema pika karjääri lugematute kukkumiste eest. Selles mõttes GoPro töötab. Kukkumiskindel on ta küll. Ma pärast näitan ka, kui hullult mul see 5 ümbris on nagu peksa saanud. Drifti all ta lendas põhimõtteliselt iga drifti trenn küljest ära, aga püsis korras. Kõige tähtsam see, et see fotosilm või nii-öelda siis kaamera silm ei saanud nagu viga, ei tulnud klaasi mõrra. Et päris hea. Laadimisega oli lõpus probleem, et seal juhet pidi täpselt ei saanud aru, mis pidi see juhe peab olema, et hakkaks laadima. Aga vedasime välja, saadame ta ametlikult bensile +9 ja anname talle nüüd uue töö. Sai päris pikk video, aga tõesti. Lõpetame siit ära. Mis ta? Räägin päev, täna on nii palju mässamist on, ega see plaanitud on ju jällegi kuid, kui mitte rohkemgi, et tuleb välja vahetada ja nii edasi ja selle, aga kui see lõpuks toimub, siis see käib kõik kähku ja siis sa veel, ja muideks see on põhimõtteliselt siis laenatud siis koduostmise eelarves, seega kui ma, nii palju ma panustan sellesse, et tulge vastu, kes saab, toetage, kui ei saa, siis fuck it, lihtsalt vaadake, like, subscribe, jagage, rääkige sõpradele, et on üks lollakas YouTube'is ja jälgige. Pange subscribe, isegi vaatama ei pea, lihtsalt meil vaatajad on seal 4 kilo pluss, subscribereid on veel alla 2000, et tõstame seda subscriberite arvu, aga aitab küll, liiga pikalt on räägitud, davai, tšau. Neid jackse saab veel osta, kuidas siis öelda, neid saab osta ka niisama, ma panen osta.ee lingi alla descriptionisse ja neid saate osta ka niisama, mul neid veel mõned on, et kui ei taha osaleda loosis, siis jah, neid saab ka osta nii. Noh, selline see kit siis tuleb. Pretty Massive. Ma nagu mingi YouTuber või. See ikka, ma teen pärast pildi ka võrdluseks, see on ikka öö ja päev, aga jah, ma nägin üks kasutas, siis mul on see, omal ajal sai kingiga kaasa 3-way statiiv GoPro'lt ja seal sees on siis jalg ja siis üks ütles, et ta kasutab seda, et sellega on hea mugav hoida ja samas vajadusel saab ka laua peale panna. Ärge lauda pange tähele, mul siin veel sellest asjadest kõik sassis, aga jaa, ma jätan selle karvatuti külge, sest siis juhul, kui selle mikrofoni ära kaotan või midagi, et siis heli natukenegi on viisakam, aga see on ikka kobotska, see on raske ka. Ma loodan, et mul jätkub sellist nagu julgust ja tahtmist ja seda siis ka kaasas kanda. Aga see on ikka jah, massive, aga äge ja tahaks juba sellega filmima hakata. Hetkel siis siin Elme Metalli juures ootan klienti. Oli siis miskommunikatsioon seoses siis
kasvuhoonevedu, aga teist sorti, et seal ainult kihid on nagu ja metall tuleb teises kohas või ma ei tea, mille jaoks need on ja siis vale pikkus, 6 meetrit ei mahu kaubiku peale, siis nad läksid rellakat otsima ja lõikab pooleks, sest Siimpara küll on suur metallitööstus ja nad vist nende nagu metallipood või ma ei teagi ja ei ole rellakat. Väidetavalt kõik rellakad on õhtal. Aga igal juhul jah, testime siis seda uut kaamerat ka ja öelge siis, kas on vahe. Ja jah, nad hakkavad vaikselt sulgema ka, nad peavad kiirustama. Kell on 16.35 ja siin inimesed käivad juba ringi, et ma arvan, et jah, 16.30 esmaspäevast reedeni seal on, ei paista vist, aga kellaaeg on aia peal. Et vast jõuavad tagasi. Aga igal juhul jaa, praegu on väga töine olnud ja suht väsinud on olla. Aga igal juhul jaa, vedu sai tehtud vana hea haan ja kõrgustike taha. Jah, ei, kas just taha, aga seal kandis, et väga mõnus kant on seal, aga jah, Tartust me oleme vaadanud paar kinnisvara seal, aga Tartus siit niimoodi Haanja kandis käia on ikka paraku liiga kauge maa. Suvekodu ja kuidas seda öelda nüüd, suvilana on nii-öelda veel, et nädalavahetusteks tuled, aga kurat iga päev vist ei viitsiks. Muidugi väga palju podcast'e saaks kuulatud, aga liiga rets. Sealt Raadiltki juba tundub nagu ilgelt pikk maa on Tartu kesklinna, et või teisele poole linna kontorisse. Ma ei tea. Jäävad õllesigarid söömata, siis ma ei saa lahti. Liikluses, kurat, küll. Jah. Tavaliselt nad tulevad suht kergelt lahti, aga ma ei saa aru, miks praegu ei tule. Lõpuks. Ja suu täis ei ole ilus rääkida, aga tavaline kombo. Ma väga mingi hotdogi ega purksi, oleneb kui tühi kõht on, aga hotdogi viimasel ei võta üldse, sest see ei lähe üldse peale. Ja siis võtadki tavaliselt neid õllesigareid ja siis ma kuulun siis Team Monsterisse, et ma Red Bulli väga ise ei joo. Jah. Kirjuta alla kommentaar, mis energiajooki sina jood. Aga Monster, jah, kõige lemmikum ongi see valge, aga tegelikult Rimis oli ka special edition või väga tanklates seda ei müüda, aga Rimis oli Valentino Rossi Monster Energy jook ja too oli nagu Fanta ja too oli päris hea, aga tanklates seda ei ole ja see valge jah, mulle kõige rohkem meeldib. Sugar free ka, et siis ei ole nii hull ja ei olnud kohvi tuju. Et muidu võtab kohvi ka ja siis veel Monsterit juurde. Aga jah, ma olen Team Monster nii-öelda, nii et Monster, kui sa seda näed, siis sponsor please ja nii ongi. Pane alla kommentaarimisse kirja, mis energiajoogi tiimi kuulud sina, aga ega siis midagi. Paneme Tartusse tagasi ja niimoodi see tänane päev läbi saab, et ma peaks tegelikult lattu ka minema, aga meil laos on seal üks bardakk välja mineva taaraga ja siis teeb homme pühade aegu tööd ja võib-olla ka laupäeval vaatab, kuidas läheb. Et nagu öeldakse, puhkame alles hauas. No hei, laupäev ja olen tulnud siis siia nii-öelda ämma juurde
tal maja juures on siin all ilus jõeäärne ja tegeleme siis täna magnetfishinguga, et sai tellitud endale selline magnet ja hakkame seda siis siia vette loopima ja vaatame, mis me saame siin. Loobime esialgu siis siin Ämma jõeäärses kohas. Urmo läks ka enda isa seda magnetit tooma ja siis lähme veel käime seal Leevaku hüdroelektrijaama kandis ja vaatame, mis me siis siit Leevaku kandist saame. Aga igal juhul täna on super ilus kevadine ilm, isegi võililled seal juba väljas. Ja vaatame, teeme paar testviset, kuidas see töötab ja magnetist endast siis 200 kilose tõmbejõuga ühepoolne magnet ja testime, et ma kunagi ammu Urmo selle isa magnetiga natuke loopisin ja mulle täitsa meeldis see, täitsa põnev saada. Ja kuna metall on, vanaraud on nii hea hinnaga, siis vaatame, mis me saame. Paneme siis kindad ka kätte, kuna see nöör on päris valus, mulle tundub vähemalt katsudes ja vesi teeb veel valusamaks selle, nii et vaatame, kuidas ma seda nööri siit üldse kätte saan. Aga ei, ilm on praegu super mõnus soe. Nii, nöör on meil olemas, selle jätame sinna. Ja vaatame, esimene vise, davai. See vise oli väga-väga kuva. Ma peaks võtma endale mingi pange ka, kuhu ma saan neid nagu mingit väikest metalli või midagi panna, aga nope. See on lihtsalt, teeme nagu, et siin saab sild jäi muidugi, ma ei tea, kas nad silda veel panevad siia. Vana sild läks katki, uut silda nad on juba pikalt planeerinud. Aga et siis siin mingit lante ja muid asju ei oleks. Aga no ma arvan, see õllekork on siis selline kõige tüüpilisem leid, et seda hakkab väga palju leidma ja siis mingit puru. Aga ma panen praegu kaamera kinni ja vaatame, kui leiame midagi huvitavamat. No nii, ma ei tea, mitu minutit, mingi ütleme 15 minutit vast olen maksimum loopinud ja Urmo ka just jõudis tagasi ja Urmo pidi siis suure magneti võtma. Kas see on mõlemapoolne või? Ma ei tea vist, jah. Okei. See on ikkagi old school massive magnet. See on mingi, palju see kaalub? Mingi 1,5 kilo kindlasti või? See sõlm on küll väga hea, mis sa tegid. Ise ka tead, mis sa teed, või? Ja olen siis leidnud siin mõned korgid, mingi väike, ei tea, mis see on, siis rauapuru tuleb, siis tükike traati ja nüüd siis sai ka midagi mässivat. Urmo arvas, et see on mingi antenni hoidja või midagi. See tool ju? Pigem nagu meenutab kontoritooli, et siia istud, seljatugi, et kontoritool. Et tundub, et seda tasub teha, sest jõed saavad puhtamaks, aga see on siis esimene massive leid, nii et pappi tuleb. Vana raud on hea hinnaga, nii et läheb minna. Vaatame, teeme selle kodu ranniku puhtaks ära ja siis lähme sinna hüdroelektrijaama juurde ka. No nii, mingi õhuke, mingi see ja lisaks sellele ikka päris korralik ja väga heas korras tegelikult. Väga tugev, isegi must värv on peal, see on suht uus. Mingi metall, päris korralik metall. Nii et jah, meil Urmoga käib võistlus ja ütleme nii, et praegu tal läheb ikkagi loopimist, sest mul on juba
2 päris suurt asja. No nii, praegu olen siin puu otsas ja Urmo magnet jäi sinna kivi taha kinni ja see oli ainuke variant proovida, et teise nurga alt ja nii see magneti fishing tegelikult käibki, et sa pool päevast lihtsalt üritad magnetit kätte saada, sest kännud, kivid, kõik asjad on su vaenlased. Et mingi mere ääres rannas kuskil on nagu selles mõttes parem, et ei ole nagu sodi. Aga õnneks saime kätte, sest see magnet on liiga suur kolakas. Kõige parem magnet oleks tegelikult ümmargune pall. Nii et kui keegi on magnetivend, siis tehke ümmarguspallist. Ta on ümber ringi või? Mine verse. Oma. Oota. Ükski puu ei saanud selles operatsioonis kahjustada. Käisime seal jõe ääres ära, nagu nägite, ja ega seal minul nii hästi ei näkkanud. Urmo sai seal veits rohkem kraami, aga nüüd hakkame siin grillima, kui tule alla saab. Ja siis samal ajal loobime ajaviiteks veel kammime seda ala läbi, sest siin ikkagi aastakümneid on siin vist võib-olla öelda aastakümneid, ma täpselt ei tea seda, aga on pidu pandud ja siia on asja loobitud, et vast saab veel midagi siit kätte ja ära puhastada. Ma arvan, et tänasega siis lõpetab ka, kui just midagi põnevat ei leia, aga senikaua magnetfishing edukas, kuni magnet jääb sul alles. Pühapäev ja oleme tulnud siia ilusasse Räpinasse siis magnetit loopima, et seal rannaalas sai meil see ära loobitud ja proovime siis siin kiriku esises platvormis ka natuke loopida, vaatame, et järsku siin nagu mingid noored teevad pidu, siis lähevad ülemeelikuks ja viskavad GoPro või telefoni vette, mille me tõmbame kohe välja. Aga rand oli küll ilus puhas, seal ei olnud mitte midagi. Natuke raua kivipuru või midagi nagu oli, aga ei midagi erilist, vaatame järsku siin. Ja siis võib-olla võiks tegelikult seal selle mõise esise platvormi ka üle käia, et siis väiksed kohad, mingi 10 minutit või midagi natuke loobime ja siis vahetame kohta, aga teeme mõned visked, vaatame, kuidas läheb. See on kuidagi nii vastik visata. Sa oled juba kuulus, Urmo. Seal mitmest ristides on võru. Jah. Jah, natukenegi midagi on, jah. Väike seljatrenn. Maalt tagasi jõudnud linna ja pesus käidud, nagu näha, siis näost suht selline punane, kõik pask on maha pestud ja igal juhul me läksime veel sinna mõisa poole, nagu ma rääkisin ja ma kaotasin enda selle pange, ma ei tea, kas see video peale jäi, aga mul oli siis selline slõkipang oli mõeldud siis nii-öelda nende väikeste õllekorkide asjad, et sinna sisse siis hea panna nii-öelda neid metallväikseid sodi ja nii-öelda asju ja sinna koguda neid ja ma ei tea, mis ma täpselt tegin, aga kuidagi ma seda nööri hakkasin sealt tõmbama ja ma ei tea, kuidas, aga igal juhul see ämber kukkus käest ära, ta kukkus vette ja pani kohe sealt Räpina silla alt, seal on see tamm, kust vesi jookseb alla ja pani sealt alla, me üritasime veel magnetiga seda kätte saada, ei saanud ja siis me nägime veel seda seal selle tamme kose siis seal keerutas ennast ja üritasime magnetiga kätte saada, aga seda magnetit ei saanud nagu seal korralikult kõigutada ja ei saanud ja igal juhul jah, seda lõpuks ikkagi läks veel koses selle omakorda veel alla ja kadus. Kas siis kuidagi lõhkus ära ja pääses sinna vesi sisse või ma ei tea, igal juhul ma seda enam üles ei leidnud, seega seal tammis siis seal on üks lant ja korke ja igasuguseid asju.
ma leidsin ühe võtme ka, aga ma arvan magnet fishingu siis üks reegel võiks olla see, et kui sa leiad nagu võtme, siis selle võtme sa viskad tagasi sinna vette, sellepärast et see on arvatavasti võib ka olla muu variant, aga suure tõenäosuses on mingi abielupaari siis nii-öelda selle tabaluku võti. Ja ma arvan, et seda ei tohiks välja võtta, et see tuleks tagasi vissata, et ma viskasin selle tagasi vette, et see kellegi võti on endiselt seal räpina jões, mis iganes see pais seal on. Et seal kunagi vist oli mingi tabaluku koht ka, et siis võtmeid ei tohiks vist välja veest võtta. Igal juhul jah, mu selle nädalavahetuse kogu kraam kadunud, aga ega midagi. Kõikidele, kes te vaatate, loomulikult suured tänud. Alati, kui sa oled siin kanalil uus, veel subscribe nuppu ei ole pannud, siis tee seda palun. Ja kirjuta, kui mingeid asju on ja pane like ka ja ega siis midagi. Tšauki-pljauki.